ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Mõni kuu tagasi avastas ehitusalal tegutsev Tallinnas Nõmme kandis elav Tõnu Uibu, et sinna, kuhu tema kirjad ja ajalehed peaksid tulema, on hoopis kohalik tihastepaar endale pesa teinud. Nädalavahetusel ei olnud posti vaadanud, tulin esmaspäeval, tulin posti järgi ja vaatan, et linnupesa sees. Kas oli alguses kohe aru saada, et tegemist on pesaga? Ei saanud aru algul. Algul vaatasin ainult sammalt täis ja siis mõne päeva pärast vaatasin, et munad ka sees. Nüüd, kui suvi käes, läksime siis vaatama, kuidas linnuperel läheb. Ja nagu arvata võis, linnupesa oli täis väikseid linnupoegi. Kuigi 6 algselt olnud munast on järgi vaid 4, on neist sirgunud vaprad tihasepojad. Väga palju ei olegi näha on, et nad suht hoiavad oma ette. Aga vahest on ikka näha, et kuidas nad lendavad ja liiguvad. Pojad veel praegu välja ei ole tulnud, aga kui postile nüüd tuleb, kas ta paneb seda kirjakest seal aia peal tähele ka? Ma arvan ikka, et paneb. Seda ei päris ise mööda vaadata. Seda ohtu pole veel olnud, et leiate sealt kastist mõne kirja või mõne pakikese? Õnneks ei ole. Kunagi igatahes pandi, enne kui me ei teadnud veel, et pesa oli. Siis olid vahest maha kukkunud kirjad ja keegi ei saanud aru, miks. Tänase seisuga on pojad juba pesast lahkunud. Nii et kui ka teie avastate oma postkastist linnupoegi, ärge siis neid sealt ära ajage. Laske neil rahus kosuda, küll nad sealt oma teele lähevad. Teinekord ju hea meenutada pereringis, et just teie postkastist on mõned linnud oma eluteekonda alustanud. Linn on õhu